Tere! Mina olen Heli Aomets, olen nooremteadur Tallinna Ülikoolis. Täna me räägime vigade tegemisest. See on oluline teema sellepärast, et tihtipeale me teeme vigu, see on täiesti normaalne, et me vigu teeme, aga väga tihti me tunneme häbi sellepärast, et me oleme mingi vea teinud. Täna me vaatame, mis on vead, kuidas neid tehakse või kuidas vead sünnivad. Miks ei tasu vigade tegemist karta ja kuidas vigade tegemisest õppida? Mis siis vead on ja miks vigu tehakse? Kui me räägime kooli kontekstis vigade tegemisest, siis võib-olla teie jaoks on kõige tuttavam olukord, kus sul on küsitud mingi küsimus või siis on antud sulle mingisugune ülesanne ja näiteks vastad sellele küsimusele valesti või ei oska seda ülesannet lahendada. Et sellised vead juhtuvad sellepärast näiteks, et polegi veel vastavat teadmist, mille abil saaks sellele küsimusele vastata. Või siis on mingisugused asjad valesti meelde jäänud, on tekkinud valed seosed, mitte just valed seosed on võib-olla palju öeldud, aga on tekkinud seosed, mis ei vasta sellele teadmisele, mis oleks siis see kooli teadmine, kuhu soovitakse jõuda. Et kui meil kõigil on omad seosed oma peades ja nad alatihti või pahatihti ei vasta sellele. Ja siis, kui me seostame neid asju oma peast võetud asjadega, mida me peaksimegi tegema, siis võib juhtuda, et me jõuame kohta, mis ei aita meil selles ülesandes õige lahenduseni jõuda. Vigade tegemist ei tasu karta. Esiteks sellepärast, et see on täiesti loomulik, et me vigu teeme. Me ei saa kõike teada kohe algusest peale lõpuni. See ei ole võimalik. Ja teiseks, kui me tahame õppida midagi õigesti tegema või teadma, kuidas see asi päriselt käib, siis lisaks sellele, et meil on vaja teada, kuidas see asi käib, kuidas see asi õigesti on, meil on vaja ka teada, kuidas see asi ei käi, kuidas see asi ei ole. Ja kui me niimoodi teeme mingi vea, avastame, et võt niimoodi see asi ei käi, okei, kuidas ta siis käib, proovime veel, niimoodi ka ei käi ja niimoodi ka ei käi, see asi ei ole, see asi ka ei ole. Niimoodi me saame asjapisi üles ehitada ise oma peas selle teadmise, et kuidas see asi siis käib. Sellepärast, et väga paljud teadmised, eriti kooli teadmised, on sellised, et kui me ilma kooli abita neid asju õpime maailmas tundma, siis meil tekivad sellised arusaamad, mis on väga suures konfliktis sellega, kuidas asjad päriselt on. Kuna meie meelekogemus, meie silmad ütlevad meile ühte, aga siis õpetaja ütleb teist, et kuidas siis on. Me peame õppima neid alternatiivseid arusaamu, neid arusaamu, mis tekivad meile meelekogemuse abil, mõnikord teadlikult pidurdama, ehk siis teadlikult tagasi hoidma, et mul kipub tekkima selline seos. Ja me peame õppima seostama seda, et see ei aita mind. Kuidas siis vigade tegemisest õppida? Põhimõtteliselt on üks hästi oluline tee. Ja neid samme seal on päris mitu. Esiteks, meil on vaja see viga teha, et üldse saaks veast õppida. Kui me oleme selle vea teinud, me peame aru saama, et me oleme teinud vea. Ja siis leidma, kuidas oleks õige. Ja kui me teame, et meil on siuke viga ja me teame, et niimoodi oleks õige, siis sellest veel ei piisa. Sest et me võime õiges olukorras ära unustada, kuidas et meil kipub siuke viga tekkima ja et me peaksime teistmoodi tegema. Ehk siis me peame tegema enda kohta ennustuse. Ennustuse selle kohta, et näiteks missuguses olukorras me võime seda viga teha ja siis kuidas me selle ära tunneme selles olukorras.
et nüüd on just see koht, kus ma pean meenutama, kuidas siis päriselt see asi käib. Näiteks, kui sul on niisugune tüüpviga, et unustad või ei unusta, aga et kirjutad lause alguse näiteks väikse tähega, aga sa tead, et on suur täht ja iga kord tuleb jälle etteütlus ja jälle sa teed jälle väikse tähega, et sa tead, et sul on niisugune viga, siis see ennustus, mis sa teed, on selle kohta, et kus sa võiksid kogeda seda olukorda, et sa võib-olla jälle teed selle vea. Ehk siis mõtled näiteks, et okei, kus ma kirjutan. Kirjutan näiteks oma päevikusse, võib-olla kirjutan etteütlust, kirjutan mingeid muid kooli asju ja siis see ennustus selle olukorra kohta, et kuidas sa ära tunned selle, saaks olla siis, et sa teadvustad seda, et lause kirjutama alustades sa mõtled selle peale, et siin oli midagi, mis sul kipub ununema. Ja kui sa siis hakkadki kirjutama, mõtled, et oota, midagi siin oli, mis see oli, vaatame kõik asjad üle, kas on kõik korras? Suur täht. Parandame selle asja ära. Ehk siis vigade tegemine lisaks sellele, et aitab meil paremini aru saada, kuidas asjad üldse võiksid käia ja ei käi, aitab meil ka õppida iseennast tundma.